liivikud üleüldiselt. Et te ise näete seda siin ka iga päev, et järjest enam inimesi tahab siia puhkama tulla, elama tulla ja hindab seda elukeskkonda hästi kõrgelt. Et niimoodi Eestis tervikuna ongi ka täpselt see sama probleem, et see surve niisugustele metsadele või aladele on hästi suur, eriti kui need siuksed liivased ilusad metsad on kuskil asulate kõrval. Ja tegelikult see samasugune surve on kaitsealadel, sest kõik tahavad sinna puhkama minna, kõik tahavad sinna mingeid puhkeasutusi ehitada. Ja huvitaval kombel on tekkinud ka looduskaitselised konfliktid, sest nagu siin oli juttu, et liivik on hästi oluline elupaik, siis on olemas veel nõmmed, mis on midagi vahepealset, seal on nagu kanarbik, samblikud ja natuke puid. Ja siis tuleb see luitemets, kus on nagu palju puid ja natukene liiva ja puhmaid, eks. Ja näiteks looduskaitseline konflikt on täiesti konkreetselt mõnedel aladel, et kui need endised liivaalad või nõmmed on kasvanud metsa, et siis tuleb mets maha võtta. Et selliste probleemidega me vahel põrkume nagu kaitsealadel, et mis seal siis nagu olulisem on, kas see mets, mis on liivale kasvanud või tuleb sinna vabastada see liiv või hoopis nõmm. Ja neid alasid ei teki eriti juurde, et kõik, mis on vähegi saadud kaitse alla võtta, need on võetud. Seal siis on omakorda see konflikt, et mis seal siis olema peab, liiv, nõmm või mets. Ja kõik muu, mis ei ole kaitse all, sinna kõik tahavad midagi ehitada, tahavad sinna puhkama minna või mingisugust puhkamist organiseerida. Ja ruumi jääb järjest vähemaks. Ja mida veel võiks öelda nagu konkreetselt niisuguste hästi vanade puudega alade kohta, et need on ju niisugused pärandkooslused, mida ka tänapäeval nagu juurde ei saa eriti tekkida. Et kui nüüd hakata mõtlema, kuidas selline maastik sai üldse tekkida, et vanimad siinsed puud on võib-olla nii kuskil 250, võib-olla üksikud 300 aastat vanad. Mis kõik selle aja jooksul on toimunud? Mingis tükis on põlenud, kuskil on karjatatud, kuskil on midagi raiutud, kuskil on mingid täielikud, mingid teised kombinatsioonid olnud, et see ei ole nagu korratav. Et see on olnud selline tõeline ajalugu, talurahva ajalugu, sõdade ajalugu. Ja kui me mõtleme nagu tänapäevale, et kuidas tänapäeva inimesed elavad, siis see ei ole korratav üldse. Ja kahjuks võibki öelda, et niisuguseid luitemetsi nagu põhimõtteliselt isegi looduskaitsealadel väga raske juurde tekitada, sest ei ole ju neid faktoreid. Keegi ei karjata enam luidetel. Põlengud kustutatakse momentselt ära. Keegi ei lubagi sinna minna üksikud puud raiuma. Raiutakse kas kõik või jäetakse kõik niisama. Ühesõnaga, juba need tegurid, mis on kujundanud üldse sellise maastiku, on näiteks tänapäeval teised. Rääkimata ka sellest, et üleüldine keskkond on muutunud. Et kui varem oli palju selliseid pinnapõlenguid karjatamisega seoses või sõdadega, siis praegu on lisandunud näiteks see, et atmosfäärist tuleb palju rohkem lämmastikuühendeid alla. Ja talved on jäänud ligi 2 kuud lühemaks. Et see tähendab, et meie loodus oleks justkui kuhugi leetu sattunud pikaajalises perspektiivis, kui kõik jääb nii, nagu ta praegu on. Et see tähendab, et näiteks ka need samad luitemetsad tegelikult ilmselt hakkavad kunagi muutuma ka looduslike tegurite toimel. Et mina nagu looduse uurijana näen seda, et kui mina alustasin juba õpilasena loodusest huvitumist, kus siis peeti näiteks tamme järelkasvu mändide all tohutuks harulduseks.
et oi, et seal kuskil Pärnust allpool oli ja Saaremaal oli paar kohta ja kus tamm kasvas koos männiga või sarapuu. Nüüd, kui sa lähed rannikualadel, sarapuu, vaher, tamm, kõik vohab igal pool. Jah, no kased ja haavad tulevad tavaliselt sinna, kus on varem ära põlenud sellised laane ja palumetsad ja seal ongi tüsedam pinnas olnud ja on parem veevarustus ja nüüd need metsad nagu taastuvad. Aga niisugused metsad nagu kas või Tallinnas seal see kloostrimetsa, need on ju kõik olnud varem karjatatud ja niimoodi natuke alt põlenud, mis sinna kõik on tulnud, paks sarapuu. See on linnasaaste, mis seda tingib ja sademete muutus pluss kliima soojenemine, kõik need asjad kokku. Ja selliste asustusele lähemal, asustuse kõrval, need mõjud on metsadele alati suuremad kui siis päris looduses, et kuskil Hiiumaa rannikul need muutused on ilmselt aeglasemad kui siin, aga ilmselt paratamatud. Et loodust ei saa nagu konservi panna, et kõik, mida me väljaspool kaitsealasid teeme ja kuidas me ise elame, see tegelikult mõjutab paratamatult ka seda loodust, mis pärineb võib-olla aegadest paarsada aastat enne meid, et kui on tegu nii vanade kooslustega. Tulles siia Lohusalu juurde nagu tagasi või selle Laulasmaa nii nende metsade juurde, et kui nii võtta, siis need esimesed külad ja talud, kui nad tõesti tekkisid alles 19. sajandil, see on tohutult hilja. Aga see on tegelikult hästi tüüpiline, et varem ei elatud niisugustes randades, sest põllumaad ei olnud, oli tuuline. Sageli oligi, et siin karjatati, siin liiv tuiskas, põhiline hool oli see, et üldse saada siia puud kasvama, et see liiv ei tuiskaks külade peale. Ja võib-olla veel väga varasematel aegadel hoiti neid metsi ka sellepärast, et kui olid mingisugused vaenulikud väed, et ei oleks näha, kus küla on mere pealt. Et siin võib-olla ajaloost on võimalik leida väga mitmeid põhjusi, miks niisuguseid rannametsi on hoitud. Aga põhimõtteliselt siis just nende luiteliivede kinnistamiseks hoiti neid näiteks tsaari ajal ja hiljem siis Eesti ajal ka. Et nad olid kaitsemetsad, et need liivad ei läheks uuesti liikuma. Ja nüüd inimene on läinud nii rikkaks, et ta suudab elada siin liiva peal. Ta ei pea enam põldu pidama, ta peab seda selliseks väga heaks elukeskkonnaks. Ja kurbloolisus on selles, et pidades seda heaks elukeskkonnaks, ta ju tegelikult hävitab selle. Et üks tasand on just see rohevõrgustiku tasand, et igal juhul on hea, mida vähem ehitada. Samas ei tarvitse sugugi väga kasulik olla näiteks sellised lahendused, et teeme 4 krundi asemel 2. Et see on ikkagi niisugune hiiliv sisseminek. Ja samuti mõne liigi jaoks või teatud ökosüsteemi aspektide jaoks ei aita ka need väga suured krundid, et ikkagi see sidusus ja liikidele sobivus on nagu häiritud, kui sinna kuhugi on midagi ehitatud. Et kui nüüd tuua näiteks nagu Nõmme linnaosa Tallinnas või seal on ju ka männid, eks. Et kas ilusad vanad männid on täpselt see sama, mis luitemets? Et see ongi huvitav küsimus, et võib-olla mingite tihaste jaoks näiteks ongi nii. Aga väga paljude teiste liikide jaoks ei ole ja eelkõige ei ole isegi just nende liikide jaoks, kes elavad nagu maa all. Ja siis järgmisena nende jaoks, kes elavad tüvede peal ja siis juba kõikide teiste jaoks, et võib-olla need jalutavad kitsed ja linnukesed, need on need viimased, kes ära kaovad. Aga see selline hästi peenikene, nähtamatu looduslik mitmekesisus, keda enamus inimesi ei tunne, ei näe
nemad kaovad juba palju varem. Et mulle siin vihjati, et võiks nagu rääkida, et missugune aiapidamine või milliste teede rajamine või missugused õuealad nagu siin Mändide all siis sobiksid või oleksid kõige loodussõbralikumad. Ja ökoloogiline vastus ongi see, et mida enam liiva ja puhmaid ja okkaid, selge see, et seda parem. Et mida rohkem ta sarnaneb ikkagi loodusele, et kui tehakse juba muru, peenrad, istutatakse mingid selliseid põõsaid, mis on lopsakad, kuhu läheb päris muld, et see tegelikult tähendab, et selle luitemetsa mullastiku looduse vaates rikutakse. Seal ei ela enam need seened ega need putukad, mis elavad selle loodusliku metsa all. Need on juba täiesti teised liigid. Et loodusel mõnes mõttes ei ole sooja ega külma, et loodus siis kohandubki. Aga see, mis oli luitemetsale omane, see siis tõmbub järjest, peab tõmbuma kokku nendele aladele, kus tal veel on võimalik elada, et kus on säilinud samblad, samblikud, liiv ja puhmad. Nii et üks selline soovitus on, et liiv ei ole üldse paha, liiv sobib. Et kui keegi songib oma maad või tõmbab seal, ma ei tea, sammalt üles või siis paljandunud liiv luitemetsas ei ole halb. See täiesti sobib, seal on igasugused herilased, kuklased, hästi palju igasugu putukaid ja see ei kahjusta tegelikult ka mullaseeni. Aga näiteks muru rajamine, mingi hakkepuidu panemine, see on palju halvem. See ei ole sellele keskkonnale omane. Rhododendron on ilmselt sobivam kui sirel. Võiks näiteks niimoodi võrdluse tuua. Aga jälle ökoloogina pigem soovitan, et kui tahta oma grunti kujundada sisse toodud põõsaste lilledega, et siis see koht võiks olla võimalikult kompaktne, mitte igale poole niimoodi laiali hajutatud. Et siis ta nagu jälle ei moodusta enam selle ümbritseva koosluse jaoks niisugust terviklikku tükki, vaid on kuidagi ära hakitud. Jah, on selline, pihlakaid on siin looduslikult ka, aga jällegi pihlakad, sarapuud, need kõik tegelikult hakkavad kasvama siis, kui luitemetsa areng nagu läheb niisuguse, bioloogid ütlevad, vana loodusmetsa arengu suunas, ehk siis tähendab, tekib nagu selline tüse metsakõdu, tekib juba niisugune päris mets, et seda liiva enam ei paljandu nii palju, et ta hakkabki nagu päris metsaks muutuma. Samal ajal, pihlakad on toredad puud, et neid on ju looduses ka ja pigem siis kasvatada pihlakat kindlasti kui mingit eksootilist liiki, et siin on jälle need kaalumiskohad, et kindlasti oma maised liigid on nagu soositumad, sealhulgas oma maiste liikide võib-olla niisugused vormid. Seal on ju igasugu lõhislehiseid ja kirjulehiseid ja ka põhimõtteliselt see on alati ikkagi see sama liik, eks. Et näiteks punaselehine sarapuu on ikkagi lihtsalt see sama sarapuu, lihtsalt seal on teatud füsioloogilised mehhanismid on rikkis lehtedes ja et kui muidu sarapuud on punased ainult kevadel, siis kui nad alles lähevad lehte päikese käes, siis punased sarapuud lihtsalt jäävadki punaseks terveks suveks, lihtsalt muud vahet seal ei olegi. Et see on tegelikult ikkagi omamaine vorm näiteks. Et sama on ka võib-olla niisuguste kaskedega ja et kui ta on nagu omamaine liik, aga lihtsalt mingi huvitav vorm, et
et siis ta kindlasti sobib siia loodusesse temaga kaasnevate liikide tõttu paremini kui mingisugune eksootiline sort või liik, mida Eestis üldse ei ole. Et nagu metsaökoloogia vaatab metsa sellise tervikuna, et seal puude juurestikuga on seotud tohutu hulk erinevaid seeni, seentega on seotud hästi suur hulk putukaid, siis just eriti luitemetsas ka kõik need puud ju kasvavad, nad on omavahel ühendatud seenestiku kaudu ja omakorda nendest sõltub hästi palju muid liike, et kõik need samblikud, kes seal puude peal elavad ja siis omakorda kõik need oksad, mis maha kukuvad, moodustavad metsakõdu, selle peal kasvavad jällegi puhmad ja puhmaste peal elavad uued liblikakesed, sinitiivad, erinevad muud liigid, kes näiteks söövadki ainult mustikalehti. Ja kui siin oleks looduslik ala, siis näiteks oleksid siin metsised, kes omakorda tahaksid mustikavõrseid süüa ja samuti männioksi või neid okkaid. Et teatud liike nagu siin enam ei ole tänu asustuse tihedusele ja mida tihedamaks see asustus läheb, mida kitsamateks koridorideks ja plekikesteks see mets nagu kokku pressitakse, seda vähem sinna jääb neid päris liike ja paratamatult nagu tulevad sisse mingisugused need liigid, mis ei ole nii omased. Kas või need samad arooniapõõsad või muud aedadest plehku pannud taimed või isegi vahtrad või kõik muu, et kõik, mis tuleb autode väljaheitetorudest või siis niisugune tolm ja ka küte ja kõik ju omakorda mõjub natukene metsale nagu väetis. Et kui see vihmaga maha tuleb, see tolm ja kõik muu, see väetab, jälle muudab pika peale kogu seda kooslust. Et tulevik on tume. Et mida vähem oleks, et selles mõttes näiteks kaugküte oleks tunduvalt parem, ainult jalgratastega ja jalgsi liikumine oleks tunduvalt parem. See, et murusid ja lehti oleks võimalikult vähe, oleks parem, et oleks rohkem okkaid. Põleng näiteks on täiesti okei. Kui maastikukaitseala peaks näiteks põlema minema, siis sinna tekib lihtsalt uus vepp. Ei ole mets hävinud, see on nagu metsaökoloogia üks selline huvitav nonsens, mis nagu tava arusaamaga on vastuolus, aga looduses on hästi palju haruldasi liike on seotud just nimelt metsapõlenguga. Et kui need tüved ära põlevad ja jäävad sinna metsa, sinna tulevad haruldased putukad, haruldased samblikud, näiteks need samad samblikud ju, mis leiti nende kõige jämedamate mändide pealt. Need on seal, täpselt need on seal tänu sellele, et on olnud need maastikupõlengud. Kunagi see korp on põlenud ja tänu sellele kasvavad seal need haruldased samblikud. Aga nad on jäänud kasvama vaatamata sellele, et põlengust on... Nad just tulevad pärast põlengut. Nii palju neid. See, millest me räägime, see ongi täis neid, kuhu tahetakse ehitada. Ja tegelikult see ongi nagu pärand, et see põleng oli ilmselt kuskil teise maailmasõja paiku või millalgi siis tihti metsad põlesid. Aga just, et kui näiteks ka läheb mingisugust matkajate lõkkest veidike põlema, kustutatakse ruttu ära, sellest ei ole midagi väga halba. Et need põlenud puud, nii palju kui vähegi võimalik, võiks alles jätta. Just nimelt, sest sinna tulevad siis tulevikus need haruldased samblikud peale elama. Ja samamoodi kõik need surnud puud, mida tähendab vääris elupaik. Tähendabki seda, et seal on olemas surevad puud, surnud puud, kõdunevad puud. Et kõik see, mis ühes elusas metsas peaks olemas olema, et see ongi see, et kui kõiki metsi hooldatakse väga tugevalt, isegi lihtsalt selleks, et on ju ilus, kui ei ole surnud puid. Et siis sealt on tegelikult väga paljud liigid ei saa seal üldse elada.
aga noh, tuleb nagu aru saada, et on puhkemetsad, on looduslikud metsad ja on majandatavad metsad. Igaühel on nagu omad plussid ja miinused, aga noh, kõige rohkem liike on ikkagi looduslikus metsas, kus inimene mitte midagi ei tee. Sest iga maha kukkunud puuga, iga puuliigiga, iga põõsaliigiga kaasneb terve ports jälle uusi liike. Et see on selline hästi mitmekesine maailm. Nii et see mitmekesisus on nagu hea. Küsige nüüd, siis ma oskan suunatumalt midagi vastata. Et kus mänd piisatud, mis seal siis kasvavad, kas